Tere! Olete jõudnud siis distantsid targemaks järgmise veebiseminari juurde ja nii nagu siit esipildilt näha on, siis üks robot piilub siin tahvli peale, mis seal toimub, pliiatsid ja paberid on valmis, aga kuidas tema nendega seotud on või seotud ei ole, sellest me saame täna rääkida, et mina olen siis Triin Haridus-Noorte Ametist. Korraldame siis distantsid targemaks veebiseminare pea iga nädal õppeaasta jooksul, erinevad teemad ja üks plokk on siis digipädevus ja ei saa me üle ega ümber tehisarust. Mitu nime, heal lapsel mitu nime ja oleme teinud eelnevalt juba päris mitu veebiseminari, et kes on siin kuulamas, järelkuulamas esimest korda, siis soovitan siitsamast esitlusloendist vaadata ka mõnda eelmist, mis on võib-olla ka rohkem spetsiifilisem mingi vahendi või mingi teema peale või haridusvastme peale. aga täna siis taaskord mul on hea meel, et meie jaoks on olemas Ingrid Maadvere. Ja annagi, Ingrid, sõna sulle, saad rääkida täpsemalt sellest, kus oled, võite kus oled, aga kes oled, kust tuled ja meil tuleb kindlasti väga põnev veebiseminar täna. Aitäh, Triin, sulle. Mina olen siis Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog. Ja tegelikult, kui me Triinuga arutasime neid asju, et kuidas edasi minna, et me oleme nii palju neid veebiseminare teinud, mida ma väga soovitan järele vaadata, sellepärast et ma nendel teemadel väga siin ei peatu, mis seal on olnud, siis me leidsime, et tegelikult on aeg nagu selleks, et me peaksime minema ka seda teed, et me hakkame rääkima nagu konkreetselt ainevaldkondadest. Ja nüüd meil ongi humanitaarained, on tulemas ka reaalained, et tegelikult saaks minna veel spetsiifilisemaks, eks ole, võtta eraldi hoopis eesti keele ja ajaloo ja nii edasi, sest et meil peavad kujunema sellised juhtumid ja stsenaariumid, kuidas me siis midagi kasutame. Aga minu tänased teemad on sellised, et tegelikult õige vähe mõistetest. Mul on üks slaid ainult nagu teooria osa, et ma tahtsin küll alguses, ma panen rohkem sisse. Ei. Et muidu me ei jõua nende erinevate stsenaariumite juurde, et natukene mõistetest. Siis ma pean rääkima ikkagi ka alaealistest ja tehisintellektist, sellepärast et ma arvan, et te olete üsna palju üldhariduskoolidest, mis tähendab seda, et te puutute kokku lastega, kes on nooremad kui 18. Siis juturobotid võtame ette, arutleme nende üle, ma näitan siin erinevaid katseid ja asju. Ja ma panin ka siis erinevaid AI keskkondi, mida ma arvan, et humanitaarainetes oleks üsna hea kasutada. Ja siis minu meelest kõige toredam asi, meid on siin praegu 212, teate, me jagame ideid, sellepärast et teie ise peaksite olema ka need, kes täna siin on ja midagi annavad, millega nad on kokku puutunud ja mida nad on teinud. Ja tulebki selles mõttes teile kohe nüüd esimene link, ma panen teile siia. Ja siis lähen ise ka selle lingi peale, et kõigepealt siis vaatame, kellega meil siin üldse on tegemist. Nii, ma lähen siit välja, lähen siis siia Vooglapi. Ja esimene asi, kui te sinna sisse saate, siis mis aineõpetaja te üldse olete? Et Triin alguses ütles, et siin on väga erinevate ainete õpetajaid ja võib-olla osad ei ole üldse õpetajaid, siis võite ka kirjutada, ei ole õpetaja, eks ole. Et see on ka nagu selles mõttes, et kui te oma ideid hakkate jagama, siis on näha. Nii, ohoo, inglise keel. Nii, Triin, väga huvitav, eks ole, vaata, me peaks võõrkeeltele ka. Kusjuures teate, inglise keele õpetajad, teil on nii vedanud, ma ise annan ka inglise keelt, kõik need AI vahendid inglise keeles, ideaalselt töötavad, ideaalselt. Aga kui sa proovid natukene saada ta sinna eestikeelseks, siis pooled vahendid langevad nagu kaardi pealt maha. No nii, tuleb. Et on ka eesti keelt ja kirjandust palju ja et ei ole õpetajad ja ka psühholoogid, eks ole. Nii, saime selle pildi kätte. Huvitav jah, et ma isegi ei arvanud, et meil on nii palju võõrkeeleõpetajaid. Nii, te veel rõõmsalt tulete siia sisse, pole hullu, see esimene oligi selline soojendusküsimus. Teine, kas olete kasutanud oma töös tehisintellekti? Jah, nüüd ei ja siis ma panin ka ei oska öelda.
et noh, et see on nagu mõnikord on mõne küsimuse puhul, et noh, ta ei saa nagu öelda, et noh, et oma töös siis tal tekib see nagu selline keeruline olukord, et noh, et ta ei tea, et kas seda nüüd seostada tööga või mitte. Ja seda küsimust me oleme ka läbi veebiseminaride küsinud, et Triin, kui sa nüüd vaatad võrdluses eelmise kevadega näiteks, noh, kuidas need tulbad on, eks ole, et väga näed, hästi on. ja et juba on tegelikult 86% siin teist on öelnud, et nad on kasutanud oma töös, 12, no nüüd läks 11 ei ole ja on ka üks, kes tõesti ütleb, et ta ei oska öelda või võib-olla see ei ole ka selle õppetööga seotud. Nii et tegelikult see kogemus on teil täiesti olemas. Nüüd on aga selline küsimus, kas olete õpilastega kasutanud, see tähendab mitte, et õpilastele töölehe teinud, vaid õpilased on ise läinud ja midagi teinud tehisintellektiga. Vot see on nüüd siis see erinevus, eks ole, et noh, et üks asi, jah, ma käin, lasen teha endale kontrolltöid ja tunnikavasid ja igasuguseid vestlen ise, aga kas ma olen õpilased viinud sinna kuhugi ja öelnud, et vot nüüd on teie kord, et palun proovige teie ka midagi teha. Et ma tean, et paljud natukene pelgavad seda ja see on just seesama asi, et ma ei tea, et kas ma nagu tohiks, et kusjuures õpilased tunnevad sama. Mõnikord nad mõtlevad, ei tea, kas see on nagu legaalne või, eks ole, kas tohib kasutada või mitte. Nii, aga siin me nüüd näeme jah, et rohkem on neid, kes õpilastega kasutanud ei ole. Et siin on lausa 61, aga on juba neid ka, kes on õpilastega üht-teist teinud, nii et väga põnev. Ja nüüd, milliseid AI keskkondi te olete siis kasutanud? Ma mõtlen siin, kas te võite öelda siis mõne juturoboti nime või on teil ikkagi ka mingisugune tööriist, et siin nüüd ka ma saan nagu selle pildi kätte, et millele võib-olla siis isegi nii palju ei maksa peatuda, et noh, et mida te olete teinud. No nii, muidugi, ChatGPT. ChatGPT on alati meil sellised suurelt esikohal ja näen siin juba ka neid teisi juturoboteid, Gemini'd ja nii edasi. Ja jälle, mida ma pärast teen selle Wooglapi küsitlusega, ma kleebin need pildid sinna samasse esitlusse. Nii et kui see tuleb YouTube'i üles, siis te pärast näete ka, mida te vastasite ja ma tean, et osade jaoks on nagu hästi põnev see, et vaadata neid keskkondi, et ahah, et mis asi see võiks olla ja mis asi see võiks olla, et natukene katsetada, sest siin on ka näiteks asju, mida mina ei olegi näiteks proovinud, eks ole, siin ma vaatan mingi BI on näiteks ja ei ole ka ma eriti näiteks muusikaprogramme proovinud, nii et kes siin pani muusikaprogrammid, see võib isegi natukene seda täpsustada. Ja ma kammin jooksvalt neid AI vahendeid läbi ja ma pean teile ütlema, et neid tuleb kogu aeg juurde. Et neid erinevaid võimalusi tuleb juurde, aga noh, väga tihti ongi nii, et nad nagu langevad laualt maha ühel või teisel põhjusel. Enamasti, kuna mina olen suunatud sellele eesti keelele, et nad ei tööta siis seal või siis on seal mingisugused tohutud vanusepiirangud, mis näitavad seda, et ma tegelikult üldhariduskoolis seda kasutada ei tohi. No Triin, on muljetavaldav praegu või? Vaatab, mis meil kõik on tegemata siin. ja kes kuulab praegu hiljem meid järgi ka, et saab ise kaasa mõelda ja vaadata tegelikult seda, et mis need valikud on. Just. Nii et tööriistu on siis juurde ja juurde tulnud kogu aeg. Ja vot nüüd ma panen sellise asja ette, et kuidas olete kasutanud ja siit ma tulen nüüd välja. Selle te võite rahulikult ära kirjutada siis, kui te jõuate ja ma jõuan selle juurde tagasi meie seminari lõpus. Nii et siis ma võtan need teie ideed, nii et leidke endal see väike hetk, kus te saate siis kirjutada just midagi sellist, mida te tahaksite kolleegidega jagada, et kuidas te olete kasutanud, kas nüüd ise või siis õpilastega, et mis võiks olla nagu põnev ja inspireeriv. Nii, ütlesin, et mul on üks slaid mõistete kohta ka ja need mõisted, milles nagu väga palju, noh, mõnikord aetakse sassi, võib-olla ma panin siia kirja, et mitte siis minna nagu vale teed. Esimene asi on siis loov tehisintellekt, et enamasti me räägime kogu aeg tehisintellektist, aga me mõtleme loovat tehisintellekti, sest et see mäng muutuski siis, kui tuli ChatGPT, mis on, eks ole, juturobot ja tema põhineski sellel, et ta tegelikult hakkas looma uut sisu, kas see on siis nagu mingi tekst või kunst või muusika
ja kui ma Gemini käest küsisin, et mis asi on loov tehisintellekt, siis ta vastaski mulle, et see on tehisintellekti haru, mis suudab luua uut ja originaalset sisu. Me võime siin vaielda, kas see on nagu originaalne, eks ole, nagu kunst, muusika või tekst ja nii edasi. Nii et me eelkõige räägime loovast tehisintellektist. GPT-4 on keelemudel, millel siis näiteks põhineb selline juturobot nagu ChatGPT. Nii et ChatGPT on juturoboti nimi, Gemini on juturoboti nimi, Copilot on juturoboti nimi või ka tekstirobot, eks ole. Aga GPT-4 ise on siis keelemudel. Ja siis eesti keeles muidugi, ma arvan, on hästi oluline kasutada neid õigeid mõisteid, et on olemas siis selline mõiste nagu eesti keeles nagu viip, ja ka prompt on tegelikult väga kaua eesti keeles olnud seotud programmeerimisega, tähendab siis seda, et kui ma keelemudelile või mingile juturobotile esitan mingisuguse küsimuse või päringu, siis seda nimetatakse viibaks või promptiks. Nii et vot seda tuleks ka õpilaste käest küsida, et kui ta näiteks saab mingi vastuse, siis te küsite, et aga mida sa viibaks sisestasid või et võtaks selle ka nagu ise juba kasutusse, sest siis me nagu laiendame selle mõiste kasutamist, sest õpilased, mina alati õpilastele näitan seda, et prompt ehk viip, viiba, viipa ja see on täiesti sõnaveebis olemas. Ja ma panin siia ka need väikese selle probleemi osa, et selle kohta te tegelikult saate teistest veebiseminaridest rohkem vaadata. Triin pani lingi ka, kust neid saab, et need tehisintellektiga kaasnevad kõige suuremad probleemid ongi see hallutsineerimine, mis tähendab, et ta loob täiesti suvalise info. See ei pruugi üldse tõele vastata, sest temal ei ole teadmisi, vaid ta tegelikult hakkab, eks ole, neid asju arvutama ja vaatama tõenäosust, et mis see vastus võiks olla. See ongi kõige suurem probleem ka selle näiteks õppimise seisukohalt, et me ei saa garanteerida, et ta vastab õigesti. Siis joondumine, et ta vastab eetiliselt, nad on treenitud, juturobotid on treenitud eetiliseks. Lastega me mõnikord proovime, et küsime, et kuidas sõbraga tülli minna. Ei luba tülli minna, annab kohe nõu, kuidas mitte tülli minna. Aga siis ma alati ütlen, et kui on võimalik treenida eetiliseks robot, siis on võimalik ka treenida teda pahatahtlikuks näiteks, eks ole, sest tal ei ole oma neid tundeid. Ja siis see kallutatus on ka suur probleem, see võib-olla hariduses nii palju nüüd ei mõjuta, aga poliitilistes otsustes ja tööpakkumistes ja kõiges muus on siis see, et ta lähtub enamusest. Et kuna ta arvutab seda tulemust, mis on kõige tõenäolisem, siis enamusest lähtumine, et seda peetakse ka probleemiks. Ja nüüd natukene siis jutu või tekstirobotitest. Et siin te mainisite ka ära kohe ChatGPT, aga mida ma tahan teid julgustada? Ma tahan teid julgustada sellega, et selles osas, et tegelikult neid juturoboteid on palju ja ärge jääge nagu päriselt ühe peale, et mõistlik oleks katsetada erinevaid. Ja ütleme siis see ChatGPT on, eks ole, see esimene, aga näiteks alla 13-aastased lapsed ei tohi seda üldse kasutada, 13–18 tohib vanema loaga. Gemini, mis on siis Google'i oma, ütleb, et 18+, Copilot ka alla 18 vanema loaga ja nüüd on tulnud üks uus juturobot Mistral, Prantsuse oma vist, mis on esimene Euroopa oma ja seal on ka öeldud, et alla 13 ei tohi ja siis selle vanema loa osas nüüd ma ei saagi aru, et kuhu maani või kus seda siis tuleb küsida, et natuke teinekord need tingimused on keerulised. Aga tegelikult on ka väga palju selliseid juturoboteid, keegi siin mainis ka enne näiteks seda Codebreaker Edu, et on juturobotid, mis ongi tegelikult ehitatud lastele ja koolidele ja mis sugugi ei saa öelda, et nüüd on kõvasti viletsamad kui teised. Sest minu käest õpetajad ka tihti küsivad, nii Ingrid, milline on kõige parem juturobot? Ma teistesse üldse ei hakka minema, mina lähen sinna ja vaatan, mis seal toimib. Sellist vastust ei ole, aga kuna ma tean, et te seda minu käest täna oleksite niikuinii küsinud, siis ma tegelikult tegin ühe katse. Ma näitan teile katse ära, siis tulen eelmise slaidi juurde tagasi. Ma võtsin siis nüüd, mis mul siin on, 8 erinevat juturobotit. Nii. Ja siin pärast te saate selle esitluse kätte, siin on all see link ka. Ja siis tegin sellise asja, et mõtlesin, et vaatan, et kui hästi tema suudab näiteks eesti keeles vigu parandada. Ja andsin talle siis ühe lause, pilt ilus Kadri, astus 3. augustil toast välja ja hakkas Järva Jaani poole minema.
ja proovisin siis teha nii, et mul oleks suure ja väikese tähe vigu, et mul oleks kirjavahemärkide vigu, kokku-lahku ja tähe ortograafia, et nii, et 3, 3, 3, et oleks nagu võrreldav. Ja siis tegin sellise tabeli, et panin siis, eks ole, selle küsimuse sisse igale poole ühtemoodi ja siis vaatasin, mis siis osutus nagu kõige tublimaks minul selles katses. Kusjuures, kui ma selle katse teeks täna, võivad tulemust olla hoopis teistsugused. Ja mina sain siis niimoodi, et tegelikult Gemini sai kõige paremini hakkama sellega, millega nad küll ükski ei saanud hakkama, on see pilt ilus Kadri. Et vot näete ka siin, kui ma panin selle Gemini näite, paranda lause ja tema kirjutas niimoodi, et tegelikult lause peaks olema pilt on ilus, punkt. Kadri astus 3. augustil toast välja ja hakkas Järva-Jaani poole minema, eks ole. Et see pilt ilus, ükski juturobot ei suutnud tegelikult seda nagu ära tabada. Ja ma palusin ka, et ta annaks mulle reegleid, et mille vastu ma siis eksisin, eks ole. Ja siis siis on ka kohati on nagu reegel, koma ei kasutata enne sidesõna ja kui see ei eralda kahte iseseisvat lauset. Mis asi see siis, eks ole, on. Et ta nagu üsna niimoodi kohati suvaliselt neid reegleid ka tõlgendas, nii et siin ei saanud ka ükski reeglite eest, ei saanud ükski maksimumi. Aga mis oli minu jaoks üllatav, oli see, et tegelikult you.com, mida ma ka mõnikord õpilastega olen kasutanud ja mida saab kontota kasutada, sai täpselt sama palju punkte kui see Gemini. Nii et me ei saa alati öelda, et mul peab olema ChatGPT, aga muidugi ma ei kasutanud ühtegi tasulist kontot, eks ole. Et need kõik on tasuta kontod. Et tegelikult ma ei pea nagu ütlema, et ma hakkan kasutama juturobotit siis, kui ta ei eksi mitte millegi vastu. Sellist olukorda ei teki. Ja kohati õpilastega, näiteks me kasutame algklassides seda Codebreaker Edu, et see robot ongi teinud kõige vähem punkte saanud, aga see on ka hea, sellepärast et siis õpilased näevad seda hallutsineerimist ja nad näevad, et ei maksa kõiki neid asju uskuda ja usaldada. Nii et nii, ja nüüd ma lähen siis siit korra tagasi ja Ingrid, ma korra segan, kuna läheb täpselt teemasse, siin chatis küsiti, et milliseid lahendusi ehk mõeldakse siis rakendusi sisaldab gümnaasiumitele sügisel DI-hüppe raames antav litsents, siis praegune info on meil see, et seda on veel vara rääkida, et on veel tegemisel, kes nüüd kuulavad järele, siis on see info arvatavasti väljas. Aga et samamoodi see on nagu hästi põhjalik protsess käimas ja just. ja Kadri ütles, et ta proovis nüüd ChatGPT-ga ja temal parandas kõik ära, ka selle piltilusa. Vot seda ma tahangi öelda, et me saame iga kord erinevad vastused ja ka kasutajad saavad erinevad vastused. Ja vot sellised harjutused tegelikult ka õpilastega on hästi kasulikud, sest see näitab seda, kuidas need asjad töötavad. Et teadlased rõhutavad hästi palju, et tegelikult peaks kasutama õpilastega just ka sellist asja, et nad nagu näevad ja teavad ja saavad aru. Ja siin on tegelikult üks siis alaealiste ja tehisintellekti kohta tehtud joonis, milles ma siis kasutasin Copilotit, kõigepealt küsisin tema käest, et mul oleks vaja sellist asja, siis võtsin sellise keskkonna nagu Napkin AI, mida ka osad siin mainisid, tegin joonise ja siis ma korrastasin ära. Nii et tegelikult see, miks siis võib AI kasutamine olla ohtlik lastele või miks on see nii vanusepiirang seal nii selgelt 13, et kui enamasti keskkonnad on ju nii, et alla 13 vanema loaga, siis need põhjused on siin. Et üks asi on see, et need keskkonnad koguvad andmeid ja väga paljud keskkonnad siis nende andmete põhjal treenivad ennast. Ja teine on see, et me ei saa kontrollida, mida see AI vastab, et mis sisu ta nagu annab. Et siin võib ka öelda, et ka Google'dades me ei saa kontrollida, mis sealt, eks ole, tuleb, aga just seesama, et kas see sisu sobib alaealisele. Siis loomulikult praegu ei taha, kuna tegemist on uue asjaga, keegi ei taha võtta vastutust ja kõige lihtsam on öelda, et paneme lastele ukse lukku, ärgu tehku, eks ole. Et lapsed ei suuda vastutada, mida nemad sinna sisestavad ja ka seadused ei suuda tegelikult kaitsta lapsi. Nii et mina muide näitan seda sama slaidi ka õpilastele ja me räägime koos nendega selle läbi, et nad saavad aru nendest ohtudest, et kui mõni on läinud ChatGPT-sse ja teinud konto, ega ma ei lase tal seda kinni panna, aga me räägime just sellest,
et sellisel hetkel ta peab aru saama, et tegelikult, et ta on astunud nendest piiridest üle ja keegi teda mõnes mõttes ei kaitse, eks ole, et ta peab olema väga-väga ettevaatlik seal. Nii, aga nüüd siis ka natukene sellest viiba ehk prompti kirjutamisest. Et seal on nüüd ka niimoodi, et sattusin täna just oma keemiaõpetaja Katrin Soikaga rääkima. Tema just ütles, et tema õpetab üliõpilastele, kuidas seda viiba kirjutamist teha. Ja siis ütleb ka niimoodi, et proovi kõigepealt üks kord, vaata, kas see tuli korralik vastus, muuda viipa, proovi uuesti. Aga kuna tegelikult AI kasutamine on väga energiamahukas, et see iga prompt, mis te sinna sisestate, iga vastus, mis tuleb, et see arvutatakse uuesti unikaalselt, siis see tähendab, et tegelikult oleks mõistlik ja keskkonnasäästlik teha seda, et kui te hakkate sisestama, siis te mõtlete läbi. Ja siin on näide ka, et te ütlete kõigepealt, et kes teie olete, et mis on teie profiil, et mida ma tahan, olen ühiskonnaõpetuse õpetaja, nii, see on mu profiil, soovin kontrollida 9. klassi õpilaste, see on sihtrühm, eks ole, ma võin ka panna vanuse, teadmisi Euroopa Liidu kohta, mis see eesmärk siis on, eks ole. Siis ma ütlen ka selle konteksti, et nad on eelmistes klassides teemat õppinud, kuid kindlasti palju unustanud. Ja siis ma ütlen, mis see lähene, mida ma tahan. Loo 10 küsimusega valikvastustega enesekontrolli test põhiteadmiste kontrollimiseks, mis see lähenemine on. Ja et 2 viimast küsimust seo Eestiga, et seal võivad olla mingid piirangud. Et mida rohkem te juturoboteid kasutate, seda rohkem te tegelikult harjute ka neid prompte kirjutama ja seda täpsemaks te lähete. Aga ka tegelikult õpilaste osas, näiteks ma toon lihtsa näite, et õpilastega mina ka kasutan ja siis üks õpilane kirjutas ja siis ütles, ma sain nii pika vastuse. Ma ütlesin, aga kirjuta, et sa ootad vastust, mis koosneb ainult näiteks 2 lausest. Nii et sellised väiksed nipid on vaja juba ka õpilastele ära õpetada. Nii, ja tegelikult nüüd ma mõtlesin ka selle see on nüüd jälle Napkin AI abil loodud, et mõtlesin ka näiteks, et just see katsetamise osa, et kuidas AI näiteks aitab harjutada kirjutamist ja panin siin mõned asjad, et mida saab teha, et lausete ümbersõnastamine, õige kirja kontrollimine, tagasiside saamine, sünonüümide pakkumine, kokkuvõtted, struktureerimine, stiili muutmine. Et kõike seda saab tegelikult lastega harjutada ja ma võtsin näiteks sedasama, tegin siin siis Geminis ka, et siin on näha ka, et näiteks, et anna nõu, kuidas järgnevat teksti parandada, siis ta annab mulle siin nõu, siis et paku sünonüüme järgmistele sõnadele, ta pakub, eks ole, neid. Tee mingist pikemast tekstist kokkuvõtte 5 lausega, annan talle ette. Siis kui meil on tegelikult ju väga palju ka neid õpilasi, kes on erivajadusega, siis nendel tihti on nii, et nad ei suuda sellist teksti hoomata, mis läheb järjest, et anna näiteks hoopis punktidena see asi, et ma saaksin aru. Ja siis ka see lihtsustamise osa, eks ole, sinna juurde, et need on kõik sellised hästi lihtsad asjad. Päeva lõpuks juba kõik hästi. Kerstil läks kogemata mikrofon tööle, saad sa kinni panna. Nii, et need on hästi lihtsad asjad, mida siis saab proovida ja mida tasub proovida ka õpilastega, et nad ei ole kõike seda proovinud ja mis annab veel klassis proovimise võlu, on see, et kui ma õpilastega klassis neid asju proovin, siis tekivad need võrdlusmomendid, eks ole, et igaühel tuleb see asi natuke erinevalt lahti. Ja siis näiteks tegelikult on ka selliseid keskkondi, üks, mida nüüd Airi Aavik ja Diana Veskimägi mulle kiitsid, on näiteks Notebook LM. Ma ei tea, kas te olete seda kasutanud. Seda saab kasutada siis tegelikult täiskasvanud saavad, õpilased paraku ei saa, aga see on nüüd selline keskkond, et ma saan sinna panna mingi faili sisse. Et ma võtsin näiteks nüüd sellise veebilehe, mis on siis eesti keele õigekirja põhireeglid ja ma saan hakata vestlema selle sama dokumendiga. Et siin oli päris palju inglise keele õpetajaid, siis siin tuleb väga lahe asi, et mul on võimalik luua ka podcast.
et näiteks mul on mingisugune uurimistöö, ma lisan selle siia, siis ma loon selle põhjaliku vestlust, 2 korraldajat ja nemad hakkavad omavahel vestlema selles dokumendis. See on hästi lahe. Saan märkmeid teha ja kui ma õpilaste käest küsisin, et kas nemad seda ka kasutavad, et siis nad ütlesid, et jah, teatud asjade õppimiseks, kui nad ei taha kui nad tahavad jääda mingi dokumendi piiresse, et vaadake, kui te lähete ükskõik mis juturobotisse, siis ta võtab ju kõik oma selle treeningmaterjali pealt, eks ole. Nii, Sigrid küsib, kas sellised metoodilised põhimõtted pedagoogikas enam ei kehti, et õpetus arvestab õpilaste eelnevaid teadmisi, mõisteid, mida on äsja õpitud, seob õpetuse õppematerjaliga. Ja see tähendab, õppeprotsessis on loogiline sidusus. Kusjuures täpselt sama asja üle me ka arutlesime täna ühe õpetajaga koolis ja ta ütles ka, et tema meelest on just selle tehisintellekti häda selles, et ta ei tea, mis on meie õpilaste eelnevad teadmised. Et ma lasen tal teha mingi töölehe, aga kuna tema ei tea Eesti õppekava ja ta ei tea, mis on enne õpitud, siis selle tõttu tekivad ka need suured sellised, ütleme, käärid, aga see ei tähenda, et me seda, eks ole, kasutama ei peaks. Et seda täpsemalt, kui ma jälle annaksin talle näiteks oma selle õppekava ette selle Notebook LM-ile ja ütleksin, et vot, et ma tahan nüüd selle põhjal ja nende eelnevad teadmised on need, et siis on see võimalik. Aga ega see selline loogiline sidusus, ega tegelikult öeldakse ka kohati ju nendes uutes õpistrateegiates, et kohati tulebki kaardid sassi lüüa, et me ei peakski olema nii täpselt kinni asjades ja tuleb tekitada neid pause, kus me sunnime unustama, et kui see on juba teine teema, see ei ole tänase seminari teema, aga see on minu meelest ka hästi põnev. Ja siis ma proovisin ka Copilotiga, et näiteks, et te tegelikult saate ju sisestada ka neid erinevaid linke ja dokumente ka juturobotitesse ja küsida selle põhjal, et mis seal dokumendis toimub. Et kui see sama asi, mis ma tegin nüüd, ma lähen korra tagasi selle Notebook LM-iga, tegin sellise katse, et küsisin tema käest, et kas sulejope, et kas on õige sulejope kokku või sulejope lahku. Selles dokumendis endas seda ei olnud, aga vaadake, ta ütleb mulle, et õige on kirjutada kokku liitsõna ja ta annab mulle isegi reegli, otsib välja, eks ole, et ta suudab need asjad väga ilusti omavahel ära siduda, mis ma vaatasin, et vau, see on päris hea. Ja siin nüüd Copilotilt samamoodi panin sisse dokumendi, aga see nüüd see vastus, eks ole, siin, mis ta annab siis samamoodi, et ütleb, et tuleb kirjutada siis kokku, aga siin on juba neid allikaid, eks ole, rohkem. Ja selliseid nagu PDF, chat PDF, selliseid keskkondi on tegelikult veel, et kus ma võtan mingi dokumendi ja siis selle piires vestlen. Ja Krista annab siin head nõu, ütleb, et tema on märganud, et linkide puhul kaldub kõrvale, aga dokumendi lisamine on kindla. Vot sellepärast me oleme täna siin veebiseminaril, et vot selliseid väärt nippe üksteisega jagada. Nii, Napkin AI-d ka mainiti ja tegelikult see on ka nüüd üks tore vahend, mida Liia Oppmann mulle tutvustas. Ma teda korra ainult teile näitan, et kuna ta on praegu beta versioonis, siis tema on nüüd selline vahend, et kui mul on mingisugune tekst loodud, ta võib selle ise luua, ma võin selle kopeerida, siis ta teeb väga ilusa visuaali, et kui mul on see Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalugu ja tahan siia visuaali, valin selle välja, siis ta analüüsib selle teksti ära ja pakub mulle siis mingisuguse visuaali selle kohta, et mis ta võiks olla. Ja ma näitasin, miks ma selle Napkini korra lahti tegin. No näete, sellise ilusa. Neid ma võin valida siit erinevaid ja muuta kõike. Et kui mul on vaja teinekord teha mingisugust sellist visuaalset pilti millegi kohta, siis ma olen seda Napkinit päris palju hakanud kasutama ka sellest AI ajaloost rääkides ja nii edasi. Ma saan siia sellega kopeerida. Selle kohta on mul ka juhendid olemas, nii et sellel ma pikalt siin ei peatu. Ma tahtsin lihtsalt korra teda teile näidata. Ja siis selline asi nagu Brisk. Seda vist ka mõned mainisid, aga tegelikult on siis tegemist Google Chrome'i laiendusega. Inglise keeles ta teeb jälle imeasju, aga eesti keeles ma võtan nüüd ühe jutu lahti ja näitan siis seda, kuidas ta töötab. Et kui mul on nüüd üks õpilane kirjutanud jutu ja kirjutanud siis selle jutu siin Google Drive'is ilusti ja mina nüüd tahan siis seda vaadata, siis tegelikult, kui ma olen selle Brisk laienduse endale lisanud, siis mulle tekib kohe siia kõrvale selline väike märk ja ma võin nüüd teha sellist asja nagu vaadake kirjutamist. Lõpsen selle vaadake kirjutamist selle peale
ja nüüd minule kuvatakse siis selline asi, et ma näen, kui kaua tal selle kirjutamise jaoks on aega kulunud. Siis ma näen ka tegelikult seda, et kui palju ta siia mingeid asju on kleepinud. Nii. Ja ta teeb selle nagu hästi kiiresti. Näete, praegu 60-kordselt näitas ära, et aha, midagi on kleepinud, midagi on teinud. Ja nüüd, kui mul on siis tekib mingisugune kahtlus mingi osa kohta, ma näen, et siin on 2 suurt kleepimist. Ja kuna ma nüüd ise selle dokumendi tegin, selle tõesti, ma ei kirjutanud seda ise. Ma kopeerisin selle mujalt. Nii et see tegelikult annab nagu selle võimaluse, et ma saan natukene, Google'il on endal ka, et eks ole see, ma näen dokumendi ajalugu, aga see mängib mulle väga hästi ette, et kui palju ja kaua teda on tehtud ja millal ja millisel viisil. Ja just, kes on nagu need, jah, Brisk on ka Classroomiga, seda saab Classroomis samamoodi kasutada. Nii et, nii ma vaatan, siin on veel teil chatti. Jah, siin on veel juttu sellest, et kui õpilane järjekindlalt kasutab ühe kontoga AI-d, siis AI õpib ära selle eripära, eks ole. Selle nalja ma räägin teile ka. Saab vene keele tunnis ka. Ja ma vene keele katset nii palju ei teinud, aga see nüüd ei ole keelepõhine, see Brisk praegu, eks ole. Et see nüüd ta töötas, et lihtsalt ta näitab mulle, kuidas see asi on toiminud. Aga üks asi, mis nüüd veel tegelikult päris hästi siin toimib, on siis anna tagasisidet. Ja kui ma võtan selle anna tagasisidet, siis ma võtan selle nüüd selle sära ja kasvab. Mul on ta lausa pandud eestikeelseks ka. Ja nüüd on siis niimoodi, et mul on siin see dokument, ma ütlen talle, et kirjuta tagasiside eesti keeles, ta teab, et ta on siin dokumendis, kusjuures ta annab ka veebilehtedele tagasisidet, nii et mul ei pea olema Google dokument tingimata. Ja kui ma siis klõpsan selle Briski peale, siis see tagasiside ilmub mul siia ja kui ma nüüd teda loen, siis vaadake, nüüd ongi ta ilusti see, eks ole, glow, see on nüüd kiituse koht, eks ole. Sa kirjeldasid kevade saabumist ja selle mõjuni, tõid välja. Nüüd on grow, mida ma võiks paremini teha, eks ole. Ja ma panin ka siia meelega mõned sellised vead sisse, näete, juhib tähelepanu. Ja siis veel nagu lisaküsimused. Ja kui ma siis tahan selle näiteks sisestada siia dokumenti, ma võingi selle kopeerida ja näiteks minna siis siia dokumendi alla ja kopeerida selle õpilasele ja öelda, et vot, et näed, AI andis sinu tööle praegu sellist tagasisidet. Ja siis ta võib selle läbi lugeda ja vaadata, et no, mida ta siis sellest arvas. Et ärge nagu varjake õpilaste eest, kui te kasutate AI-d nende tagasiside andmiseks. Kui ma kasutaks juturobotit ja kopeeriks õpilase jutu sinna, siis ma tegelikult seda ikkagi päriselt teha ei tohi. Ma peaks õpilane ise tohib, sest see on tema omand. Selle Briski puhul ma tegelikult otseselt seda nagu oma Google'iga ära ei seo, et ta ei lähe nagu sinna dokumenti sisse, eks ole. Nii et see peab olema sellises hästi avatud vestluses, mitte nii, et hiljem selgub, et te olete hindamisel kasutanud mingisuguseid selliseid tööriistu. Nii et minu meelest see, ja siin Briskil on neid võimalusi on veel, aga need 2 olid just, mis nagu eesti keeles päris hästi töötasid. Ja Briski kohta mul on tehtud 3 videojuhendit. Nii et te saate ka neid pärast vaadata, et need on siin mul lisatud slaidile. Ja nüüd siis seesama Mizou, mis on ka paljude õpetajate lemmik. Ja see keskkond siis võimaldab teha nagu selliseid juturoboteid, mis vestlevad õpilasega just sellel teemal, nagu teie tahtsite. Ja siin oli just juttu sellest, et kuidas juturobot kohandub. Ja ma tean, et oli näiteks üks õpetaja, kes siis kasutaski Kafka vist, mingisuguse kirjandus Kafka looming ja ühiskond tegi juturoboti, et nad olid lugenud kõik Kafkat ja siis pani õpilased vestlema sellega. Ja enne ta nagu proovis kodus ja ta ütles, issand, ta oli nii tark, ta rääkis minuga nii targalt, et kõik, mida ta küsis ja kuhu see arutelu jõudis. Aga põhjus oli selles, et õpetaja oli seal taga tark ja juturobot kohandus. Ja kui ta siis tegi pärast ära selle kontrolltöö lastega, siis ta ütles, et pärast laste need sõnumid ei olnud sugugi või see vestlus ei olnud sugugi nii nagu nutikas ja tark. Ja see Mizou, see sobib ka väiksemate õpilastega, aga ma näitan nüüd näiteks, et siin on üks esimese maailmasõja arutelu, et see on mul õpetajatega koolitusel proovitud, et seda ma saan näidata. Siis siin on põhimõtteliselt niimoodi, et siia saab erinevaid sessioone teha, tasuta saab kuni 50 õpilast päevas seal käia, igasuguse maailmakirjanduse üle aruteluks või ka maailma ajaloosündmuste aruteluks on ta väga hea vahend.
tasub proovida, õpilane siia kontot ei tee, tema läheb sisse oma sellise siis ütleme nagu, noh, ütleme, minul on alati õpilastele öelnud, et mõelge endale selline väike kasutaja nimi, et noh, et millega te sisse lähete. Ja vot siin on nüüd näha, eks ole, et noh, et õpetajad on siin katsetanud mida iganes ja ta paneb muidugi hinded ka. No hinded ta paneb täiesti suvaliselt, aga kui ma tahan siis näha, siis mis mulle meeldib, siis ma tegelikult näen seda, mida õpilane vastas. Et kuidas siis õpilane vastas ja mida siis tema käest küsiti, et noh, et näete, et ja ta töötab täiesti eesti keeles, eks ole. Siin on siis juturobot ütleb tere tulemast arutelule, õpilane ütleb tere, tema jälle siis tervitab ja nüüd hakkab see vestlus siis pihta. Ja pärast on võimalik näha, et ma olen seda nagu õpilastega ka teinud erinevatel teemadel ja minu meelest tasub see juturobot ära proovida. Oleme proovinud 4. klassidega, oleme ka 12. proovinud. Nii et sobib päris paljudele. Siis väga paljud teist mainisid Magic Schooli. Ma võtan selle slaidi korra suurelt ette, aga sinna ei lähe, ma näitan ühte teist tööriista. Siis on hakanud tekkima nagu hästi palju selliseid AI-l põhinevaid õpetaja tööriista kohvreid. Ja see Magic School ütleb, et tema tegelikult põhineb siis erinevatel keelemudelitel, GPT 3.5, GPT 4, aga ka näiteks Claude ja Gemini, mis siis tähendab seda, et ta peaks nagu töötama kohati paremini kui mingi juturobot. Samad osa ütlevad, et nii see päriselt ei ole. Tal ei ole ühendust internetiallikatega, saan õpilastele ka teha ja mul on ka juhendid olemas, kuidas seda teha. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile tegelikult ühte konkureerivat, siis mitte Magic Schooli, vaid ma näitan School AI-d. Et neid on palju ja seal on ka nii, et nad arendavad niimoodi, et ühel hetkel on üks parem, teine on teisel hetkel on teine. Ja see School AI on samamoodi, et tal on nüüd, eks ole, hästi palju erinevaid siis võimalusi midagi luua, mingit töölehte või tunnikava või siis multiple choice quiz'i, aga ma võtan näiteks lahti, mul on siin üks nagu, ütleme, mida on ka koolis hästi palju vaja, on vaja sellist teksti puhul, et kas teksti teha lihtsamaks või keerulisemaks, eks ole. Ja siin on mul näiteks üks tekst siis romantism, võtsin Vikipeediast ja näiteks kui nüüd on niimoodi, et ma tahaksin seda siis õpilastele anda, aga mul on tunne, et see on näiteks liiga keeruline, sest kui ma valin selle välja, siis mul on siin näete erinevad tööriistad. Ma võin talle öelda näiteks, et noh, simplify, kuule, tee lihtsamaks. Nii. Ja nüüd ta siis analüüsib selle läbi ja teeb lihtsamaks. Nüüd mul on tunne, et ta on liiga pikk. Tee lühemaks. Nii. Ja nüüd ta teeb, eks ole, lühemaks ka. Nii et need või siis vastupidi, eks ole, et tee pikemaks, eks ole. Et see tekst oleks veel pikem. Nii. Või siis muuda tooni. See tooniga ta vist läks teise keele peale üle, et siin on jälle inglise keeles nagu nii hästi ei tööta. Vot siin ma ei näinud väga, et ta nagu pikemaks oleks teinud. Ma võtan praegu selle teise lõigu, äkki ma selle esimese lõiguga olen juba liiga palju mänginud. Ma võtan korra selle ja vaatame, kui ma ütlen sellele, et tee pikemaks. Enamasti muidugi peab AI-le ütlema, et tee lühemaks. No näete, eks ole, ta kirjutab nagu pikemalt selle. Nii et, no, et ma saan nagu seda dokumenti niimoodi siin mudida ja korda teha, eks ole, ja siis võtta, et lähtuda siis näiteks õpilaste erinevast sellisest tasemest. Nii et neid ma soovitan väga ka heita teinekord pilk peale nendele tööriistadele, mis on siis nagu see Magic School ja siis teised analoogsed. Haridustehnoloogid loomulikult otsivad ka neid erinevaid välja. Nii, ja nüüd enne, kui me läheme sinna teie nende ideede ja mõtete juurde, siis tegelikult üks nagu selline, ma ei teagi, probleem või mure, kas sellest niimoodi saab rääkida, aga tegelikult, kui me räägime sellest loovast tehisintellektist, siis kui loov või kui hea või kuidas ta siis toimib, et siin nüüd vasakul ma alustan sellest pildist. Et palusin siis Magic Media Canva keskkonnas, muide nendest pildi asjadest me täna üldse ei räägi, sellepärast et selle kohta on eraldi veebiseminar meil juba tehtud ja ütlesin, et palun loo mulle pilt, mis siis kujutaks seda, et keegi poiss satub vihma käest räästa alla. Ja see on nüüd selline väljend, et kui te omal õpilastelt ka küsite, et mida tähendab vihma käest räästa alla, siis see tähendab seda, et
või paljude õpilaste jaoks, et sul hakkab parem. Ma küsin, kas sul hakkab parem või sul hakkab halvem. Ja siis nad ütlevad alati nii, ei, noh, vihma käest räästa alla tähendab seda, et sul on ju parem, et sa satud varju. Ja siis, kui ma ütlen, et aga et see väljend tegelikult on tekkinud sellest, et sa oled otse räästa all ja sulle sajab veel rohkem vett pähe, eks ole, siis nad ütlevad, et seda on nagu mõeldud niipidi, eks ole, et need sellised kujundlikud väljendid on AI jaoks sellised, noh, mis, noh, kui ma seda vaatan, siis noh, nii ta ju päriselt, eks ole, ei ole. Nii et noh, et ta loob nagu sellist vale sisu tohutult juurde ja võib-olla nüüd mõne aja pärast ongi, et väljend vihma käest räästa alla tähendab ühel hetkel äkki seda, et ongi parem, eks ole. Ja siis selline asi ka, mis puudutab nüüd, noh, ütleme, et teatud asjad on ju meie jaoks selline etalon. Et ütleme niimoodi, et noh, et me ei kahtle, et Tammsaare kirjutas hästi või me teame, et Juhan Liiv võiks olla nagu meile eeskujuks. Aga see on nagu inimlikus plaanis. Me inimlikus plaanis oleme pannud siis nagu inimlikus plaanis selle AI või noh, ütleme mingi loomingu nagu pjedestaalile ja oleme öelnud, et ühiselt mõnes mõttes kokku leppinud, et vot see ongi kas mingi tüvitekst või see on hea maal ja nii edasi. AI seda nüüd ei tea ja kui ma võtan nüüd näiteks Juhan Liivi luuletuse, jälle autoriõigusest rääkides, kuna Juhan Liiv on juba nii kaua surnud, rohkem kui 70 aastat, siis ma kellegi käest luba ei pea küsima, ma pean alati viitama, et see on Juhan Liivi luuletus. Ja võtsin siis selle ühe väikse sellise tüki või ühe salmi, et kes meeldida tahab, peab roomama, jah üteldes ei peab mõtlema, mis teine tahab, peab tegema, peab ahelaid kandma ja tänama. Ja palusin, et kuidas ma seda luuletust võiks paremaks teha. Ja näete, mida mulle siis vastab juturobot, ütleb ja huvitav luuletus, hea meelega aitaks paremaks teha. Nii, ja nüüd ta hakkab mulle siis andma nüüd soovitusi, eks ole, et kuidas rütmi ja ühtlustada ja kuidas kujundeid kasutada ja nii edasi. Ja siis ta toob mulle ka siia ühe uuendatud variandi. Kes meeldida tahab, peab roomama, jah üteldes ei pead mõtlema. Teise soove tuleb tunda, ahelaid kandes tänu tundma. Noh, et mis see siis on, eks ole, praegu mulle üldse ei meeldi, et minu meelest on asi kõvasti, eks ole, hullemaks läinud. Et vot see on ka tegelikult üks asi, et see tehisintellekt hakkab nagu mõnes mõttes kõiki suruma nagu mingisugustesse ühtsesse raami, ühtsesse sellisesse mulli ja selline nagu ülev ja noh, halb ja hea, et noh, et seda nagu ühel hetkel ei ole, et midagi on väga halb ja midagi on väga hea. Et vot see on ka tegelikult üks asi, mida näiteks noh, eesti keele ja kirjanduse tundides peaks kindlasti rääkima. Et noh, et kuidas seal on, et mis teeb ühe teksti unikaalseks, heaks ja kuidas nagu siis nagu see tehisintellekt kõik nagu ühtemoodi ära ühtlustab. Ja seesama ütleme siis selle sisu loomise puhul, et kõik, mida me sinna sisestame, kõik jääb alles, eks ole. Noh, oleneb nüüd juturobotist, mõni küll ütleb, et ei jää alles. Ja see tähendab seda, et me peame arvestama, et ühel hetkel nagu see inimese loodud sisu, mis on internetis, seda on vähem kui seda, mida on loonud tehisintellekt. Nii et kunagi me hakkame kasutama internetti, kus suurem osa sisust on loodud tehisintellekti poolt, kes ei vastuta mitte millegi eest, kellel ei ole nagu selliseid standardeid ja asju. Nii et see, noh, need on ka nagu sellised asjad, millele tasub mõelda. Nii, Urve kirjutab, et autorikaitse muutub nagu olematuks. Kes saab honorari loomingu eest autor? Kui te nüüd küsite, et kes on nüüd näiteks selle pildi autor, mis siin on vihma käest räästa alla, siis ma uurisin seda autoriõiguse seaduse järgi. Seadused ei ole sellele veel järele tulnud ja praegu on hästi palju erinevaid versioone. Noh, mõnes mõttes, et kas siis autor ei saa olla programm, autor saab olla inimene või mingisugune organisatsioon, ühesõnaga autoriõigus kaitseb inimesi, mis tähendab, et see Canva ei saa olla selle asja autor. Nüüd on küsimus, kas mina inimesena, kes sisestasin ainult ühe lause, et joonista mulle pilt vihma käest räästa alla, siis tõesti olen pildi autor. Jah, praeguse autoriõiguse seaduse järgi nagu oleks see nii. Siis on räägitud ka võimalusest, et äkki teha nii, et kogu sisu, mille on loonud tehisintellekt, et see võiks olla nõndanimetatud avalik omand.
et kui ta on, muide, väga paljud on hakanud seda juba tegema, kuna ai poolt loodud piltide puhul on nagu see autor, noh, ta ei tule teile, eks ole, selle kohtukutsega, et kuule, et sa varastasid mu pildi ära, eks ole, sest et autoriõigus ei kehti talle. Et siis võiks olla nii, et vaikimisi iga pilt, mis luuakse ai-ga või iga tekst, et on automaatselt avalik omand, aga see on ka arutelu, seda tegelikult veel ei ole kokku lepitud. Nii et praegu tegelikult, kuidas oleks viisakas? Näete, nii nagu mina siia panin, et mina olen praegu Ingrid Maadvere, eks ole, ja pildi lõi Canva Magic Media. Ja kui ma nüüd küsin selle luuletuse puhul, et kes seda parandas ja nõu andis ju.com, et ma peaksin nagu mainima seda tööriista, mida ma kasutasin, et siis on nagu sellega kohal. See teine küsimus nüüd, et kuidas ai-d on treenitud ja mida seal on kasutatud, no see on veel eraldi asi, eks ole, et no, et selle üle on nagu hästi palju vaieldud, et ta on ju tegelikult õppinud ju inimese käest, eks ole. Nii, aga nüüd on see selles mõttes see kõige põnevam osa, et nüüd ma lähen siia Wooglepi tagasi ja vaatan nüüd, teid on siin nii palju, et mida nüüd teie olete siis pakkunud ja mida teie siis olete kasutanud siis ai-d oma töös. Nii et vaatame korra sellega üle. Ja luban teile siis, et ma ka selle sisestan pärast siis sinna slaididele, et te saaksite seda vaadata. No näete, ma võtan siit praegu niimoodi kiirelt, et võtan niimoodi neid esimesi pooli, ainult näete, töölehed, hindamismudelid. Jah, ma ei rääkinud hindamismudelitest, aga tegelikult tehisintellekt genereerib ülihäid hindamismudeleid. Ideede genereerimise väitluseks, teksti lihtsustamised, eks ole, video põhjal küsimuste koostamised, laulu loomised ja näete essee tagasiside, et päris palju erinevaid asju. Ja siis on muusikafailid, need muusikaasjad, vot sellest, vot Triin, jäta meelde, muusikaga me ei ole üldse tegelenud, et keegi võiks rääkida, kuidas näete, eraldada vokaali instrumendist, eks ole, ja noodistada ja laulu lüüa, eks ole. Siis ai lasknud ka õpilastega illustreerivat fotot teha. Aga õpilased ei vaimustunud, muide. Sellega ma olen täiesti nõus, ka mina olen päris palju ülesandeid õpilastega teinud ja nad ei ole nagu, ei teki sellist, et me kasutame ai-d, aga ma arvan, et see on nende jaoks uus ja võõras. Nii et see võtab selle võrra siis natukene ka rohkem aega. Nii, töölehed. Õpiku abil, ja siis osad siis õpiku abil täidavad ja osad otsingumootori abil. Need on ka head, panna nad võrdlema. Tegelikult on oluline panna õpilased analüüsima neid asju, eks ole. Nii, tekstist kokkuvõtete tegemine, esitlused, tunnikavad, siin juba oli ka testid, tunniplaanid, aga igasugused ideed ka lõbusamaks tegemiseks, eks ole. Kohandamised, infograafika, kategoriseerimine, õigekirja kontroll, top 5 nõuanded. Ja, et just seesama mulle väga meeldib, et veel läbi arutanud õpilastega, eks ole, grammatikareeglid, kaasuste koostamine, kokkuvõtted. Võt ta teeb ka väga hästi, kui on mingi pikem dokument, eks ole, kokkuvõtted, aga jälle me ei tea, mida olulist ta võib välja jätta, eks ole. Nii, saksa keeles, Edwinning, ma arvan, Aimi kirjutas selle. Aimi peaks ka ühe veebiseminari korra tegema nendest keskkondadest. Nii et, või kui sul on mõni selline veebileht või chati panna, äkki need, kes siin on, saavad kasutada. Ja märkuste kirjutamiseks neutraalses toonis. Vot see on ka üks asi, eks ole, midagi juhtub, me oleme kõik inimesed, me tahaks öelda nagu väga värvikalt mingeid asju, aga võib-olla tasuks nagu maha istuda ja paluda ai-lt abi, et palun nüüd minu emotsioon ära võtta ja kirjuta siis märkus natuke neutraalsemas toonis. Teinud oma GPT, mis aitab struktureerida, kritiseerida, alternatiive pakkuda metoodikast lähtuvalt. Moodle'i testi loomine. Kusjuures ma ühte keskkonda ka katsetasin, mis võimaldab siis luua testi ja siis ma saan selle pärast Moodle'isse ümber panna. Teisendamiseks kirjanduses pidi ai neile koostama raamatujutu kokkuvõtte ja nemad pidid juurde siis kirjutama, mis puudu jäi. Ja jälle väga hea, vot see on nüüd jälle väga hea selline ülesande näidis, eks ole, selline stsenaarium. Plakateid, sõnavaratabelid, mälukaardid. Õpilased on ise kirjandi kirjutanud ja võrdlesid tekste.
kas nemad suudavad õigesti või siis AI, eks ole. Sama pealkirjaga kirjandi tehisarul luua ja just see võrdlemise asi on väga-väga hea. Ülesannete ideed, tööplaanid, meelelahutus. Muide, kui õpilaste käest küsida, kuidas nad AI-d kasutavad, siis nemad ka hästi palju meelelahutuseks, aga ma arvan, et see muutub, et esialgu ta oligi selline fun asi, aga see muutub. Olen õpetanud lastele, kuidas nad saavad ennast kontrollida. Ja mis reeglid just, et iga vea juurde käsikirjaliselt kirjutama. Mul oli just hea juhtum, kus oli inglise keel, õppisime lastega past perfect aega ja nad vaatasid ühte YouTube'i videot, pidid siis selle abil kirjutama kokkuvõtte eesti keeles, kuidas seda aega peaks kasutama. Ja kaks poissi ütlesid, ei, nemad ei saa aru, vaatasid video ära, mitte midagi aru ei saa. Ma ütlesin, et aga teil on ju, kuna ma kasutan AI-d ka, et küsige juturobotilt. Juturobot küsivad temalt, ma ütlen, no saate aru, mis ta kirjutab? Jaa, no ma märgin ära punaseks, ütlen, näete, siin ta ajas jama, et proovige ära parandada. Et tegelikult seesama asi, et see hinnangu andmine, et ma pean olema piisavalt tark, et aru saada, millal ta jama ajab, eks ole. Canva ka väga soovitan, igasugused illustreerivad pildid ja materjalid. Canva on väga hea. Nii GPT-4 erialased tekstid, kõnede koostamine ja minul oli üks sõbranna, kes oma sünnipäeva kõne koostas chat GPT-ga. Pani kõik meie nimed sisse ja me olime kõik mainitud. Jah, ja õpilastel lubada just nimelt, et leppige õpilastega kokku, kuidas seda kasutada. Et kui te seda kokku ei lepi, siis juhtubki nii, et need väärtused on erinevad. Et tema ütleb, et aga õpetajad ei öelnud, et ei tohi, eks ole. Aga tegelikult on need kokkulepped olulised, kui te ütlete, et lepime kokku, et selle puhul ei kasuta, aga vot siin te jälle küsite näiteks nõu. Arvustus, esitlused ja muide ka esitluse tegemiseks on tohutult AI tööriistu, mis teil ühe hetkega need kõik valmis teevad, et mul täna nad siia ei mahtunud. Kirjatükkide ümber kirjutanud ja küsimused, vastuseid, kontrolltööd, erinevad variandid ja A, B ja C. Seda on ka just väga paljud maininud, et kui mul on mitut varianti vaja teha, et teinekord isegi piisab sellest, kui küsimused kergelt ümber sõnastada, et õpilased ei pruugi aru saadagi, et on juba uus töö. Jälle slaidid, näidend, sünnipäevakõne, häälestusülesanded. No näete, vaadake, kui palju muusikat, tantsutrenniks, ideede, et tegelikult see, mis te nüüd siia olete lisanud, see on praegu puhas kuld, eks ole. Õppija peab vestlema õpitavas keeles chatiga kirjasõbraga. Ja tekstiloomed, esitlused, analüüsid, brainstorming. Nii et siin on tohutult palju neid erinevaid, nii tulin veel üles, siia oli veel juurde tulnud neid erinevaid ideid, mis ma lisan sinna juurde. No nii, Aimi juba naerab selle peale. Aimil, sul ei ole siis seda lingikogu meile panna, jah? Nii, aga nüüd ma tulen uuesti veel siia oma esitluse juurde ja tahan siis veel öelda seda, et tegelikult me oleme teinud varem veebiseminare ja kui ma mõtlesin tänase veebiseminari peale, et meil on see tund aega ja ma praegu ka vaatan kella, et siin võib veel mingeid küsimusi tulla, et siis osad teemad ma pidin välja jätma, aga mida ma soovitan teil vaadata veel, et tegelikult meil on juttu sellest, et kuidas AI-st rääkida esimeses ja teises kooliastmes, aga seal on ka juttu sellest tegelikult, kuidas üldse õpilastega rääkida. Et kui te ei ole oma õpilastega rääkinud, ma soovitan seda veebiseminari vaadata. Ja siis AI kasutamise võimalused kutsekoolides. Et tegelikult ka seal on väga põnevaid vahendeid natuke suuremate õpilastega. Siis meil on olnud tegelikult AI tööriistade radadel teeme tekstist pildi, et piltidest ma täna üldse ei rääkinud, sest et ei jõudnud, aga mul on tehtud eraldi veebiseminar, kus on analüüsitud neid erinevaid keskkondi, millega siis pilte saab teha ja vaadatud üle. Ja siis seesama juturobotite asi, et kes tahab veel põhjalikumalt, siis selle kohta on ka täiesti eraldi veebiseminar olemas. Nii et mõned asjad võib-olla seal hakkavad vananema, aga kokkuvõttes tegelikult ma arvan, et igaüks suudab selle oma iva sealt välja võtta. Nii, aga minu slaidid on sellega läbi. Ma lähen uuesti siia Wooglapi juurde veel. Vaatan nüüd chati ka ära.
Ja Liis esitab väga tore, ta esitab küsimuse nüüd kõigile siin ja kuna chat ei salvestu, ma loen selle ette, et küsimus kõigile. Millest olete senini puudust tundnud AI tööriistade hulgas? Mille jaoks ei ole te veel AI tööriista leidnud või need tööriistad ei ole piisavalt head? Nii et mõelge selle peale, kusjuures kui ma nüüd peaks mõtlema. Mul on valmis vastus, Ingrid. Nii, palun, Triin. See on nii vana nali juba, aga äkki mõnel on uus. Et mina tahan ikkagist, et AI peseks pesu, teeks söögi ja need asjad ja mina saan selle loometööga ja sellega, mida ma siis muidu teeksin, mitte et AI teeb seda ja mina siis samaga ikkagist pesen seda pesu. Et vot seda ei ole, seda ei ole. Nii, näete, Aimi avas oma varalaeka, suurepärane, et meil oli nii palju võõrkeele õpetajaid ja näete, kus tegelikult on Aimi siia pannud nüüd erinevate nende kategooriate kaupa juturobotid, AI tööriistad, pildikeskkonnad kirjutamiseks, videod konverentsiks. Nii et mina arvan, et kui see ilm soojemaks ei lähe või isegi kui läheb, näete, inglise keele õpetajale spetsiaalselt, et siis te saate siit ka veel lisaks uurida ja proovida ja katsetada ja vaadata, et leida endale neid sobivaid. Ja ega tegelikult haridustehnoloogid ka möllavad ja katsetavad, nii et selle poole pealt ma usun, et tuleb selliseid uusi leide veel. Nii Aimi ütleb, et see on siiski alles alguses, vahepeal oli vist talveunes. Nii, aga no vot, see ongi alati minu meelest veebiseminaride puhul kõige toredam, et meil on selline jagamine. Nii, aga mina tänan kõiki ja ma loodan, et igaüks sai siit vähemalt ühe sellise väikse mõtte, millega edasi minna, ma ei taha katsetada ja ärge kartke sinna vette minna, sellepärast et ega meil midagi üle ei jää. Tegelikult on seal päris tore.